Ei, Kristjan, kas sa oled ka vahepeal? Kristjan ei ole veel valmis. Kristjanil on Mongoolia siin ees, ma ei tea, mis spordiala. Jah, ma vabandan, ma leidsin. Vast selle saab välja lõigata pärast. Ma leidsin pigem mitte. Mongoolia jalgpalliliiga. Räägime, kuidas see looaga on läinud, ega me ei ole nii kõvasti jälgida jõudnud. See on väga pingeline. Ja panustaks siis... No nii, kes keda? Tundub, et Kristjan ei panusta. Kristjan läheb praegu puhkama natukene, aga ma üritan siis ise midagi välja mõelda. Mina ikkagi näen jälle, et Liverpool võidab. Mul tundub see, nad nädalavahetusel mängivad. Kellega nad mängivad, kas sa Mihkel vaatasid? Mul millegi pärast Inglise liigat, mul oli ka Mongoolia ees praegu. Jaa, ma vaatasin küll, aga mul ei jäänud meelde. See oli mingi väga lihtne vastane neil. Hea küll, Karl, sa ei saa, tundub, et sa hakkad naerma, sa ei saa teha, et ma teen siis ära. Et ma paneks siis Mongoolia peale, et PCH Lions võidab Ulan Batar City. Mul on Batar City, no. Ja teine mäng oleks siis, et Palestiina liiga. Palestiinas ka mängud jälle käivad, jah. Et võidab Hagafi Tulgar Albiref Instituuti. Et noh, sükene... See näidatab. Seal on, vastupidi, seal on suht võrdsed panused, et 2,87 ja 2,25. Et küll selge, noh, Mongooliast te kõik ju teate, et PCH Lions on selge favoriit. On. Kes siis veel? Mis see koefitsient selle Mongoolia liigas oli ka ja ütleme need ära, et siis ma tean kirja panna. Ja 4,5 on siis PCH Lionsile pandud ja Ulan Batar City koefitsient on 1,5, et seal lähme kindla peale, paneme sinna 20 ja noh, kuna see Palestiina liiga on selline ühtlasem, siis paneme sinna 10. Selge, väga hea, noh. Ikkagi tuleb jälgida laias maailmas toimuvat. Ja ma saan öelda, et Mongooliaga küll Eesti koondis pole veel mänginud jalgpallikoondis, aga Palestiinaga oli meil väga lähedal maavõistlus ükskord, nii et see tuletas mulle seda meelde.